teooriat kõik juba siin olete kuulnud, et nüüd siis vaataks natukene nendele kahjujuhtumitele otsa. Et vaatasin, et palju meil eelmine aasta 2023 siis oli kokku korteriühistu kahjusi ja mis need enamus kahjud siis on. Et nii nagu ka Külli varasemas esitluses juba ütles, et kõige rohkem on vastutuskindlustuse kahjusi. Siis teisel kohal on seal need koguriskikahjud, veekahjud, vandalismid, loodusõnnetused ja paar üleujutust on ka. Et tulekahjusi oli eelmine aasta 5, et mis on tõesti väga hea aasta, et varasemad aastad on siin olnud ka alati üle 10. Et jah, selles osas on läinud olukord paremaks. Vastutuskindlustuses need juhtumid, mis siis seal juhtuvad, on erinevad. Enamasti korteriühistute puhul siis me räägime läbi konstruktsiooni tulnud sadevete kahjust, mis siis on korteritele tekitanud kahjusi, pluss siis igasugused püstakud, veetorude lekked, radiaatorid, mille tõttu siis saavad korterid kahjustada. Ma ütlen veel, et kui kellelgi on nüüd konkreetselt mingeid küsimusi ja kohe vahele, et siis võib kohe mikrofoni lahti teha ja küsida oma küsimus vahele. Et näitan siis kahjujuhtumeid nüüd, et siin üks korterelamus toimunud tulekahjujuhtum, kus siis läks põlema liftikabiin. Et miks ta täpselt põlema läks, seda keegi ei suutnudki tuvastada, aga selles mõttes tulekahju oli nii ulatuslik, et kahjustada sai see trepikoda sealt 5. kuni 9. korruseni, lisaks veel kustutusvesi, lisaks see lift ise, mis on väga kallis asi, kukkus alla ja see tuli asendada. Et kokku me hüvitasime selle kortermaja siis taastamistöödeks üle 75 000 euro. Et sellise asja eest ei ole keegi kaitstud. See lift ise juba maksis üle 55 000 euro ja ülejäänud summa eest siis tuleb teha puhastus, uuesti värvida kogu trepikoda, seal olid koridoride aknad vaja vahetada ja nii edasi. Et täitsa märkimisväärne summa. Nii, veel üks huvitav tulekahju juhtum, mis ei leidnud iseenesest aset majas sees, vaid tegemist on siis selle prügikonteineriga, mida paigaldatakse mahuti, mis paigaldatakse maa sisse. Mingil perioodil need olid nagu väga populaarsed, aga ma olen nüüd aru saanud, et see populaarsus on nüüd vaikselt hakanud tagasi tõmbama ja mõni klient, kellel on sellega õnnetus juhtunud, on uuesti tagasi läinud selles mõttes klassikalisema prügimaja peale. Et meil on mitu tulekahju, kus need maa sees olevad konteinerid siis on põlema läinud. Keegi ju täpselt ei suuda tuvastada, mis see põhjus seal on, et piisab sinna mõne koni viskamisest suvisel ajal, kui see konteineris olev sodi seal võtab tule alla ja seda ei ole võimalik remontida või selles mõttes nagu osaliselt vahetada, et see on kõik plastik ja sihuke suur põhimõtteliselt riidekott ja see kahjusumma on samamoodi jälle, et 5600 eurot põhimõtteliselt, et ka väljapool siis maja olevad korteriühistule kuuluvad prügimajad, need konteinerid, need on samamoodi automaatselt nagu kindlustuskaitse all koos majaga. Et seda nagu ei pea eraldi kuidagi kindlustuslepingusse märkima. See on võib-olla hea teada. Tulekahjud ongi need, mis teevad nagu päris suurt nagu muret paljudele klientidele, et siin on üks Ida-Virumaa, üks maja, mis põhimõtteliselt tegelikult süttis 2 korda. Et ja seda kahju põhjustajat on nagu väga raske nagu tuvastada. Siin oli meil selline lugu, et see, kelle korteri rõdu siis tuld võttis, oli tegelikult korteriühistule andnud korduvalt teada, et ülevalt naaberimees kogu aeg suitsetab ja lennutab oma siis konid rõdult alla. Ja siis sellisel puidust rõdudega majal võttis koni siis suvisel ajal tuld ja tahmas ära
Lisaks sellele fassaadile põles see üks korter põhimõtteliselt täiesti maha. Et noh, see küll läks kodukindlustuse alla, aga ka korteriühistu kulud rõdude taastamisel, fassaadide uuesti värvimisel olid päris korralikud. Ja siin oli veel halb asi see, et kui me olime need tööd saanud kõik tehtud, siis 2 nädala pärast saadeti meile pilt, kus siis sellel taastatud rõdudel oli uuesti koni põlemise jälg, et sihuke oli küll natukene põlenud see puidust osa, aga noh, seekord läks hästi. Et inimesed nagu ka ei õpi, et kui sihuke suur juhtum on olnud, siis sellest õppust keegi ei võta ja suitsetamine käis edasi. Siin on nüüd üks näide, mida kindlustus siis hüvitada väga ei taha, et siukseid mis ei ole nagu mingi ootamatu ega ettenägematu juhtum. Seal oli siis värskelt eelmine sügis pandud kortermajale Daikin'i soojuspumbad ja need ei olnud pandud mitte nagu maapinnale nagu tavaliselt, vaid oli pandud kortermaja katusele kõrgele. Ilma igasuguse kaitseta, tuule käes ja nende suurte külmadega ja siin, kui palju lund oli, siis loomulikult hakkas see jää sinna kogunema. Seal oli küll pandud see küttekaabel, aga noh, see ei olnud ilmselgelt piisav, et seda lund ja seda jääd seal ära sulatada nende suurte külmadega. Ja kõik see jäätus ära. Iseenesest need seadmed kõik nagu töötasid, midagi katki veel ei olnud läinud, aga korteriühistu saatis kahjuavalduse, et nad sooviksid nüüd kindlustust kasutada, et nad telliksid kraana ja siis, et kindlustus maksaks need kraanakulud kinni, et nad nüüd paigutavad ümber need, et see ei ole ikka hea koht. Aga see paraku ei ole nagu ükski ootamatu kindlustusjuhtum ega sündmus, et talvel sajab lund ja on tuul ja jää ja kõik need jutud. Et ainuke asi, mida kindlustus siin oleks saanud pakkuda, oleks jälle siis küttekaabli uuesti paigaldus, aga jah, seda kulu, see oli ligi 4000 eurot, et kraanaga need seadmed ümber paigutada, et seda kulu siis kindlustus ei hüvita. Vot siin on nüüd selline lugu, millest ka Külli võib-olla mainis, et oli pandud pööningul veetorud veetud ja samamoodi see oli kütmata pööning ja oli pandud siis küttekaabel sinna veetoru külge põhimõtteliselt, nagu näha, teibiga tõmmatud, et küttekaabel, et see veetoru ära ei puruneks, on ju. Või külmuks puruks, aga see ei olnud nagu piisav, et ühesõnaga see küttekaabel mingil hetkel lakkas töötamast ja see veetoru siiski lõhkes ja kuna see veetoru oli pööningul, siis said kahjustada kõik alumised korrused, sealhulgas äripind. Ja äripinnal olid siis toitlustuskoht seal, mis pidi siis oma uksed sulgama, seal olid väga ulatuslikud veekahjud. Et siin on ka näide sellest, et see kindlustussummaks valitud vastutuskindlustuse summa oli 63 000 eurot, mis siuksel kortermajal ei ole kindlasti nagu piisav. Et jah, korteritele tekkinud ja äripinna kahjud, mis puudutasid remonti, oli juba 65 000 eurot. Ja lisaks soovis see äripind, see restoran siis oma saamata jäänud tulu hüvitamist korteriühistu poolt, ehk siis kui tal restoranil olid uksed kinni ja ta ei saanud kliente teenindada, siis ta soovis selle kahju hüvitamist korteriühistu poolt. Ja ega siis sellistel juhtudel kindlustus hüvitabki kuni kindlustussummani ja ülejäänud jääb siis korteriühistu enda kanda. Et eriti need korteriühistud, kellel ongi seal esimestel korrustel välja renditud mingid äripinnad, et siis tasub selle kindlustussumma peale vägagi mõelda. Siin on üks kõige klassikalisem iseenesest veekahju. See on küll kodukindlustuse juhtumi näide, aga selles mõttes samamoodi, sama analoogsed kahjud tekivad siis püstakute puhul. Et kui on püstakud, veetorud purunevad, siis see vesi on selles mõttes kõige kavalam vaenlane, et tihtipeale ta jõuab väga kaugele ja väga palju paha tekitada. Ja ma räägin siin ka sellest, et enamus meie kahjuteated
veekahjude puhul jõuavad meieni alles siis, kui mõni teine kindlustusselts esitab siis korteriühistule tagasinõude. Ehk siis kliendil on toimunud mingi veekahju juhtum, radiaator on lekkima hakanud, siugtoru puruneb, kanalisatsioonipüstak ummistunud, midagi sellist. Nad pöörduvad oma kodukindlustuse poole. Kodukindlustuse selts siis hüvitab kahju ära ja esitab korteriühistule tagasinõude. Ja siis need jõuavad meieni ja nendega tagasinõuetega siis kindlustused ka loomulikult igapäevaselt siis tegeleme, et me ei maksa päris nüüd huupi kõiki tagasinõudeid kohe kinni, vaid me ikka nagu töötleme ja käsitleme selle kahju põhimõtteliselt uuesti nagu üle, et vaatame, kas see nõue on ka põhjendatud ja nii edasi, et teostame kontrolli ja seda teevad ka kõik seltsid, et see ei ole kuidagi PCU eripära. Aga siin nagu näha siis jah, et üks väikse toru purunemine võib tekitada väga palju pahandust, et samamoodi vastutuskindlustuse summa on see võtmesõna, mis peab olema piisav. Järgmine on üks veekahju, veetrassi ummistus. Ummistus väidetavalt ära siis Tallinna veetrass ja hakkas vesi siis kõige madalamas kohast loomulikult sisse ajama. Sellel majal, seal korterelamul, suhteliselt uus kortermaja, on näha siit, et on see sihuke maa alla natukene minev garaaž ja kahjustada sai selle garaaži lagi, siis kuna see vesi hakkas välja, ummistus hakkas üles ajama igalt poolt siis esimese korruste korteritest. Korteri omanikud pöördusid oma kindlustuste poole, aga see korteriühistu oli siis meil kindlustatud ja kahjustada sai jah, siis see samune kõige suuremas mahus see garaažilagi, mis oli kallist materjalist ja järgmisel slaidil vist jõuame nende summadeni ka, aga jah, garaažilagi, trepi seal ümbruse seinad, siseviimistlus ja nii edasi. Et esialgu me suunasime siis kliendi esmalt nagu pretensiooniga Tallinna Vee poole, et kas nad on valmis võtma vastutust ja ise selle kahju hüvitama. Et paraku see nii ei läinud. Et Tallinna Vesi vastutust ei võtnud, tellisime enda poolt ka ekspertiisi. Et siis nagu saada selgust, et kus see viga siis oli, aga Tallinna Vesi ütles, et see kaev on ikkagist madalamal ja allpool paisutustaset ja nendel nagu lepingu järgi vastutust ei ole. Aga see kahjusumma siis kokku jah, oli peaaegu 55 000 eurot. Et need kahjud siis saavad meie poolt hüvitatud. Proovime hiljem ka siis veel kord Tallinna Veega vaielda, aga eks siis ole näha, kuidas see nagu tulemust annab või ei anna. Et jah. Klaasikahjud. Külli ka siin mainis, et mõnel korteriühistul siin on nagu mitu klaasikahju on nagu aasta jooksul ja siis me hakkame küll uurima, mis need põhjused on, et seda enam, kui on tegemist lihtsalt mingite pragudega. Siin on nagu sihuke konkreetne näide, et on tõesti keegi mingi nurga vastu ilmselt läinud, et see valgem osa seal nurgast on saanud löögi ja on asi nagu selge. Et seal siis need klaasid hüvitatakse. Mida kõrgemal korrustel need klaasid on, seda kallimaks läheb ka see vahetus, et tänapäeval nendel uutel majadel on maast laeni suured aknad kuskil, ma ei tea, 15. korrusel, siis on päris keeruline ja kulukas nende klaaside vahetuse. Aga jah, on ka juhtumid, kus linnud on lennanud ja nii edasi, et aga jah, juhul, kui peaks olema põhjuseks näiteks vajumine, maja vajumine, et siis vajumisest tingitud siuksed kahjud hüvitamisel ei kuulu. Aga neid ei ole nagu väga palju esinenud, need on siuksed üksikud juhtumid. Koristamata lumikatustel ja vastutuskindlustus. Siin on selles mõttes hea näide, et korteriühistu oli paigaldanud endale lumetõkked ja arvas, et kui on paigaldatud lumetõkked, et sellega on nagu nende osa tehtud ja katuselt lund koristama ei pea.
fakt iseenesest, et see lumi kukkus sealt siiski ikkagi, see kogus oli nii suur, kukkus ikkagi alla ja all olevale autole, tekitades kahju, siis see kõneleb iseenda eest, et see lumetõkke paigaldus ei ole piisav. Et hoolsuskohustus on ikkagist korteriühistul, kui on paks lumekiht katustel, siis seda tuleb koristada. Et lisaks sellele, et sealt võib alla kukkuda ja autodele kahjusi või inimestele pähe kukkuda, tekitab see tavaliselt ka muid niisuguseid, toob välja kõik maja probleemid, et tihtipeale siis, kui see lumi hakkab sulama, siis see lumi leiab kuskilt, sulavesi leiab siis pääsu kuskil pleki vahelt korterisse ja need kahjud on kindlasti suuremad kui selle lumekoristuse kulu. Ja kindlustus ei pruugi siis alati 100% ka seda hüvitist tasuda, kui on hoolsuskohustust rikutud. Järgmine kahju, üleujutus. Üleujutus ja üleujutus just selles mõttes all panipaikades ja garaažides. Et siin sai ka kahjustada, siin on üks pilt lihtsalt ühe korteri omaniku siis keldriboksist, kus tal asjad kõik ujusid, aga paljudes majades on ka igast hooldusruumid on all keldrikorrustel ja seal võib olla ka väga palju kallist nagu kütteseadmeid, tehnikat, mida muud, et üleujutuse nagu kaitse või risk on kindlasti mõistlik nagu ka korteriühistul poliisi peal võtta, et see oleks seal olemas. Et üleujutus on siis jah, suurte vihmade tõttu või siis mingi maapinnast tulenev, et kui maapind ei suuda seda vihmavett vastu võtta või sulalumevett, on ka neid kahjusi, et siis see risk on nagu oluline ära katta. Siin te küsisite varasemalt selle kindlustussumma määramise kohta, et siin see ei ole küll nüüd korterelamu, aga see on üks maja, kus siis mis oli kindlustatud siis 1,5 miljoni euro peale. Poliisi sõlmimisel juhiti ka selle kindlustusvõtja tähelepanu sellele, et nii suure maja puhul, mis on 1200 ruutu, ei ole see 1500 või 1 500 000 ei pruugi olla piisav. Ja siin oli ka hea näide, et me tellisime siis ka eksperdilt arvamuse, et kui palju sellise maja hetkel taastamiskulu siis nagu nullist ehitades on. Ja see jäi natukene sinna alla 3 miljoni 2,7 või mis see oli seal. Ja sellistel juhtudel siis, kui siis tõesti tuvastatakse, et on tegemist alakindlustusega, siis toimub see proportsionaalne hüvitamine. Et sama protsent, mis oli siis kindlustatud, sama protsendiga hüvitatakse ka kahjusummast. Et kui ma toon lihtsalt ümmarguse näite, et oletame, et remont läheb maksma 100 000 ja sul on 50% alakindlustatud, siis on ka hüvitis 50 000, mitte siis 100 000 nagu reaalne kahju iseenesest oli. Siin on nüüd tulekahjudes korteri omanike süül, mis võivad tekitada korteriühistutele väga suuri probleeme. See vasakpoolne pilt on kuskil Põhja-Tallinnas üks pensionär otsustas gaasiplahvatuse korraldada. Ta tegi enesetapu, see on tuvastatud, tegi enesetapu gaasiplahvatuse näol ja terve see kort, kuna see oli viimase korruse korter, pööning süttis, katus lendas pealt ära, inimene surnud ja kui seal korteriühistul ei oleks nüüd olnud korteriühistu kindlustus, siis ma ei kujuta ette, kus siuke raha oleks koheselt leitud, et see katus nagu taastada ja pööning ja saada enne talve uuesti katuse alla. Et siin ei pruugi korteriühistu jätta midagi tegemata, vaid siuksed asjad ka leiduvad. Ja teine pilt samamoodi jälle tulekahju kuskil Õismäe korterelamus, mis siis
terve trepikoda vee- ja tulekahjustused ja nii edasi, ja tavaliselt kodukindlustuses samamoodi on probleemiks meil need vastutuskindlustuse summad, et korteri omanikud tavaliselt sihuke keskmine vastutuskindlustuse summa, mis siis valitakse, on sihuke 5 või 10 000, kuigi nüüd on viimasel ajal natuke paremaks läinud. Et see ei ole piisav, et katta neid korteriühistule tekkinud kahjusi. Ja siis tulebki mängu ikkagi korteriühistu enda poliis on nagu väga oluline sellisel juhul, et saaks need taastamistööd kõik tehtud. Nii, aga minu poolt kuidagi ma nüüd nii kiiresti kappasin muudkui edasi, et kas teil on küsimusi? Ja, on päris mitu küsimust laekunud. Ja. Et ma kohe loen need ka ette, aga et kuna need ongi niimoodi osad küsitud kohe konkreetsele kindlustusandjale kohe, et siis ma igaks juhuks enne mainin üle ka, et meil nüüd räägivad siin kindlustusteemadel konkreetsetest kindlustusseltsidest inimesed, aga et meil Eesti turul on tegelikult neid kindlustusseltse, kindlustusandjaid, kes kodukindlustuse ja korteriühistutele korterelamu kindlustusteenust pakuvad tegelikult 10, et lihtsalt konkreetseid näiteid oskab kõige paremini tuua konkreetne kindlustusandja, et igaks selle märkused on ka, aga nüüd ma loen need küsimusi. Kui tihti korteriühistu põlengutes olete kasutanud regressiõigust ja mis juhtumitel? Palun nüüd täpsustada selles mõttes seda küsimust, et regressiõigust siis, kui on teada kahju põhjustaja, siis loomulikult kui siin näiteks selles kortermajas punases parempoolsel pildil, kui tulekahju sai alguse hooletust suitsetamisest purjus peaga korteris, siis loomulikult kindlustusselts peale seda, kui ta kahju hüvitab, esitab sellele kahju põhjustajale tagasi nõude ja see ei kehti ainult isegi tulekahjude puhul, vaid see kehtib veekahjude ja kõikide vandalismide ja kõikide selliste kahjude puhul. Et kui on põhjus tuvastatud või põhjustaja, siis regress, kõik seltsid esitavad regresse. Millal ja millistes olukordades PCTU ütleb kindlustuslepingu ülesse? Kui me näeme, et maja on väga, ühesõnaga näiteks, toon ühe näite, et meil oli siin aastaid kindlustatud üks maja, millega kahju ei olnud, aga siis kahjukäsitluse käigus avastasime siis, kui oli tormikahjus teatati, et see katus oli nii halvas seisukorras, et seal ei olnud mingit tormikahju isegi nagu selles mõttes nagu vaja. Et see oli nii pude, et ehitajad ei saanud sinna isegi katusele minna vaatama. Et siis me selle väikse tormikahjukese seal hüvitasime ja ütlesime kindlustuslepingu üles, et me sellises seisukorras maja ei soovi tegelikult kindlustada. Ja teine osa siis ka sellele samale küsimusele, et kui kliendil toimuvad korduvad kahjud, antud näide, mis suitsetamisega seotud kahju osas oli, ja klient jätkab sama tegevust, mis kahju põhjustas, kas siis pakute uueks perioodiks kliendile kaitset? Ei pruugi. Ja see ei puuduta ainult isegi suitsetamist, et mulle meenub üks kuskil ka Koplis üks vana maja oli, mis oli siis Stalini-aegne ehitis seal ja kus oli vist 5 või 6 püstakut, nagu trepikoda ja see oli esimene kindlustusaasta meie juures. Ja selle esimese paari kuuga hakkasid nagu järjest kõik need püstakud läbi minema ja iga kord tekkis sihuke 10 000 kahju, et meie mõte oli see, et kui sa näed, et sul need kanalisatsioonipüstakud pärinevadki aastast 51, on ju, need vanad malm, need, mis on nii pudedad ja siis me tegime kõigepealt ettekirjutuse, et jah, me selle kahju välja voolanud siis vedelikust tekkinud kahju korteri omanikele hüvitame, aga ole hea korteriühistu, võta midagi nüüd ette, et sa tead, et sul on need ülejäänud püstakud ka sellisel, et kohe-kohe kuskil kahju tuleb järgmine ja täpselt nii ka läks, aga nad ei olnud loomulikult mitte midagi ette võtnud, et siis me neid järgmiseid kahjusi hüvitada enam ei tahtnud ja ütlesime selle lepingu ülesse.
Nii, järgmine küsimus. Korteriühistul on nõue hoida maja viimaste korruste rõdudel portatiivseid redeleid. Üks rõduomanik täidab nõuet, teine aga hoiab enda rõdule mõeldud redelid keldris. Kes vastutab, kui tulekahju korral puudub seal redel? Kas ühistu, juhatus isikliku varaga või korteriomanik? Kas kindlustuskaitse sellistel juhul kehtib? Kindlustuskaitse ikka kehtib, aga selles mõttes, et ega see peab olema kuidagi ka põhjuslikus seoses nüüd tulekahju tekkimisega või siis selle ulatusega. Et kas selle redeli nüüd puudumine sealt konkreetselt suurendas nüüd kahjut näiteks, et ei pääsetud sinna, Päästeamet ei jõudnud sinna kuidagi või mida iganes sellist, siis seal on võimalik nagu siis jah, midagi ette võtta, aga kes siis vastutab, et kui see on nagu kokku lepitud, et need peavad seal olema ja korteri omanik ainuisikuliselt viib selle keldrisse, siis mina küll siin korteriühistul nagu seda süüd ei näe. Et ega korteriühistu ei saa ka käia igal rõdul üle päeva seda kontrollimas seal. Ja on veel üks küsimus. Korter on BZ-uus kindlustatud ja rõdu kaudu tekib veekahju korteri siseviimistlusele. Kas kindlustus hüvitab minu korterile tekkinud kahju või kes sellise juhtumi korral kahjud hüvitab? Siin on nüüd nagu kaks asja. Kodukindlustuses on võimalik, see on nagu eraldi riskina juurde võtta, lisada läbi konstruktsiooni tulnud sadevete kaitse. Kui see on nagu võetud, siis kodukindlustus, korteri kodukindlustus selle kahju hüvitab, aga me võime esitada siis regressi tagasi nõuda siis korteriühistule, kes peab nagu välispiirete ja fassaadide ja katuste eest hoolt kandma. Kuigi siin on ka nagu erandid, et see on nagu iga juhtumit vaatame eraldi, et mulle meenub praegu üks Harjumaa juhtum eelmisest suvest, kus klient oli ise rõdul, siis selle rõdul või terrassil oli siis äravool ja ta oli selle äravoolu sulgenud, selles mõttes pannud sinna mingi kunstmuru maha ja nii edasi, et see vesi vihmaga ei voolanudki sealt kuskile ära, vaid hakkas siis nagu korterisse sisse nagu tungima. Et siin ma ei näe nagu ka korteriühistu ei ole midagi nagu rikkunud või midagi tegemata jätnud, et siin lasus nagu süü konkreetselt korteriomanikul endal, et siin nagu kindlasti korteriühistule mingit tagasinõuet esitada ei saa. Ja neid terrasside ja rõdudega sellise, need ongi need, et tulebki vaadata nagu sinna juhtumisse sisse, et mis see konkreetne põhjus on, et kas lihtsalt on mingi kalle vale või on midagi jäetud puhastamata, hoolitsemata, et jah, et sihukest ühest vastust on siin raske anda. Aga selliseid juhtumeid ikkagi on, et kus rõdul tungib vesi korterisse, jah? Ja, just. Et on koht, kus tasub nagu tähelepanu pöörata siis? Ja, absoluutselt, just. Selge, aga nüüd ma vaatan, et siin ei olegi chatimine rohkem küsimusi praegu küsitud, et kui keegi ei ole kätt ka tõstnud, et kas kellelgi veel on?